mõned käed siis okei . siin üle vaadata. Et No. kui Mattias oled valmis, jah? Ikka. No sõidame siis. Hea käsi, millega sõita vähemalt. Palju seda C-beti saisid? Sinuga rääkisime sellest ükskord, et sa petsid ühte seda liiga vähe ja siis ma ütlesin, et on mingi mutt 2-2 spordi oleks hea ja siukse asiga sii petida. Vist oli küll, jah. Noh. Ma arvan, et seal sa tegid nagu väiksema saisi, aga nüüd sa teed just suurema. Ma arvan, et siin ma teeks, mingi 2800. Mõtlesin ka just 2800 peale. Siis ma vaatasin vend, käsi on ka ainult 45, aga fold to flop C-bet on 0 tal, No aga ta lihtsalt ta ei ole väga käsi, mis siin koolivad, lihtsalt hakkavad suuri pette koolima. No eks on sama liiniga edasi. No mida ma arvan, tšekiks törni. Ma tegelikult võib-olla siukest törni tšekiks, jah. Meil on nii palju asju, mida me tahame double barrelda siin. Tegelikult ma ei tahaks ka, kui ma flopi tšekk kooli saan, siis ma ei taha siin bettida edasi mingit 10 ja ma tšekin järgi lihtsalt need käed kõik. Et ma arvan, et siin käes ei ole nagu väga 3 striiti. Okei. 2 striiti maks. Mis ta tegi siukse asja? Tundub väga väljujene või ei tundu või? Tundub küll. No, tundub jah. Tundus natsine. Tundus küll. Lihtsalt võiks natuke vähem panna, jah? Flopil paneks sama saisi umbes, mis sa avasid. Et float'e kätte saada ja törn tuleb siis... No sakid tegelikult siuke törn tuleb, ma oleks tahtnud, et mingi... Ma ei tea, 6 tuleb sinna või 7, et siis ma tšekiks 100% seda törni. Aga poiss tuleb, et siis ma nagu... ma nagu võin, jah, ma arvan, et poisse ma petin sellest, et seal võivad nii palju asju olla, mis nagu pikivad equity't juurde, seal 8-9 potid ja poiss X potid ja... seda törni ma ikka petiks. Okei. Aga kui tuleb mingi blank 7-6, siis ma tšekin lihtsalt ja lasen tal riverit bluffida. Selge. Nii, põhimõtteliselt peaaegu samasugune käsi, aga siin ma... Seda ikka C-beti menu, aga... Noh, ikka. Aga kui suurelt? Siin mul oli see saisi küsimus. Pool potti. Folds. Ei, mina ei usu teda. ABC mängija öelda. Noh, see märk võtab kõik ära sulle siin. Jep. No, jah, põhimõtteliselt ega mul midagi head enam oodata ei olnud. No oleks tema reisinud, siis ma poleks seoses foldinud. Aga kui tema reisib, siis ma teen easy foldisin. Pani päris suurelt ka reis. Selge. Kui te kasutate hemmis, ostke endale see notecadi kindlalt. Ja, ma olen mõelnud küll selle peale. Siin osa, siin praegu sellest tasuta versiooni saate midagi näitab, et see on päris hea. See on sitaks head need badge'id asjad ja see on kahju, et Poker Tracker'il seda pole. Ma olen mõelnud hemmi peale just ümber minemist lihtsalt, et notecad'id kasutada. Notecad on hea, jah. Aga miks siuke säispre? Näeda 3x-i. Koolib natuke üle 3x-i. 6 setooni üle 3x-i. Aga koolib, ma arvan, siit laidilt ja pean natuke suuremalt. Okei. Seda C-betime ju. Ikka. Paneme edasi. Tšekime. Nüüd poti lihtsalt. No ma ei tea, ma koolin ära vist. Jep. Siis on fine, jah, siin oli mul törni kohta oli küsimus, mis me törnil teeme.
muidugi tšekime, pole mõtet pettida, ükski parem ei foldi ja ükski sitem väga tihti ei jätka seal. Mis sa sellega siin teha tahaksid? Reisida. Kurat, ma koolisin just, jah. Jah, just oleks Mart Tonkand seda korda vist. Ma mõtlesin, et kui ta niimoodi siin paugutab, äkki paneb edasi, siis on veel siin rahulikult edasi koolida selle kaardiga või? Ei no muidugi vahet ei ole, me ei liidi seal ühtegi, me ei liidi niikuinii ühtegi törni seal ju. Kui me tšekk koolime, et siis miks me ässa peaks liidima lambist. Jep. Ma ikka tšekiks. Ma arvan, et kui tal on siin kunn X, siis ta niikuinii petib. Võib-olla kui tal on siin mingi, ma ei tea, mida ta limpis seal. No mida iganes enne. Et siis ta repib seda kunni seal, oodab, et sul on 10X või repib flashi, et sa saad tšekk koolida lihtsalt. Aga noh, ma ei... No selle clickbacki kui peaks ära koolima. No ilmselt see bluff seal on, aga... See oli lihtsalt nii vähele vaja koolida. Jah. No ma tšekiks seda riverit kindlasti ja ta petib seda niikuinii, ma arvan. Ja isegi kui ta ei peti, siis ma arvan, et tal ei ole niikuinii käsi, mis koolida saavad seda petti. Selge. Et flash tuli riverist kokku, kunn tuli, emand või noh, rida tuli kokku. Või noh, suurem rida. Selge. Mis sul on S6 või? Ma ei tea, jäi korraks seisma nii, S6 jah. Seda koolime. Läheme rahulikult check kooliga edasi või lähem. Ta saisid on ka siuksed väiksema poolsed. Flopis küll ei olnud, flopis oli 3 neljandikud oli. Flopis oli suurem jah. On jah, suurem. Aga ikka ei taha flopis maha panna või tahada? Noh, vist ei taha jah, aga mul ega ma õnnelik ei ole. Ega väga õnnelik ei ole jah. Turnist ta pani juba botiga võrdles suht väikselt. Nii siis ta pani, aina väiksemaks läksid tal need petid. Aga ma ei tea. Ma ütlen, et parem alla on mõelda. Ma arvan, et oleks pidanud ja varem alla on mõelda. Ei no flopil ei suuda alla on ja turnist ta pett on nii väike, et siis ka ei suuda väga alla on. Nii väike näeb pool. No jah, see pool botti ikkagi just jah. Nüüd saaks turnis võinud juba alla anda. Igastades siuke liin. Tead, siin oleks võinud juba turnis alla. Ma tahan vist juba vaatama, mis siin flopis alla on, kui ta 3 neljandiku petib siin. Tegelikult tahaks küll, jah. Võib-olla ainult sellepärast ei taha, et algne reis ei tšekkis, aga noh. Sa pead lihtsalt olema valmis nagu 3 streetiga ära koolima seal. Põhimõtteliselt küll. Kui sa arvad, et ta flopil bluffib ja riveris nagu risti missib. Siin oleks selle pidanud, kui ma siukse liini võtsin, siis oleks ma pidanud riveri vist ära koolima küll juba, jah. Võib-olla ainuke asi, mille pärast ei kooliks oleks sais, aga noh. Et saisib nii väikselt, et tahab kooli saada. Aga noh. Crosspot, et panna seal... Ma ei tea. No sinu range on seal kas Flastro või Boys X, no. Või mingi väga nõrk S-X, no sul ei ole väga tugevat range seal, ta on lihtne seal ära pärrelda lihtsalt sulle. Okei. Mis sa selle flopiga teeksid? Check reisiksid? Ei. Check kooliksid ja check reisiksid? Check koolin? Ei tea, kus see nüüd tuli. Ei. Tahaks vist juba kuradi flopi foldida, kui see vend ka seal koolib. Jah, praegu vaadates küll, kui see vend ka koolib. No võib-olla flop ei foldi, aga ma ei tea, õnnelik ei ole seal nagu S6-ga.
tegelikult võib-olla foldiks ikka, ma ei tea. ta nii suurelt siibetib ka seda board'i. Jep. kui mul ei ole vist mingit infot nende kohta. Ühe kohta 10 kett, teise kohta 200 kett, jah. ei no flop ikka kooliks, sellepärast, et tal on ka siin igast mingid S10 ja mingid SX-id ja mingid poisskunnid, ristikunni igast asjad. Flop ikka kooliks, ma arvan. Aga noh, jah, siis vaadatakse, mis turn toob ja vastavalt turnile siis ja actionile siis otsustaks uuesti. Selge. Mõtlesin jah, et see reis vist on, check reis on siin halb. Praegu ma nüüd neid käsi üle vaatasin. ei reisi kindlasti seal, jah. Mõtlen, kui ma oleks koolinud, siis ma oleks selle 6 ikka turnid tšekkinud. No siis nädal arvatavasti oleks ise sisse pannud ja siis ma oleks... No kui see petib suurelt, see läheb sisse, siis ma foldin ära seal, jah. Jop, okei. Nii, rõõba vastu on see käsi mängitud. 2 kätt tuleb siin sinu vastu. Ma arvan 3 petiks seda kätt. Okei. Ma arvan, panete kunn poisside, kunn muttidega, S-poissidega, panete nii sitt olukorda seal. Jaa, ma määrtsin, et või vaeva üldse mängima. Siin check reisime. Ei, üks. Ma ei tea, miks ma check... Check olime. Ma check reisisin Rainu. No nüüd checkime. Ma ei tea, miks mulle tundus, et ta tahab mind siin väga palju ja ta nagu ei usu mind, ei anna mulle krediiti siin väga. Ma mõtlesin, et reaalsus saab olla ainult kas kunn poiss ärtud või siuke käsi, kui sa teed seda. Sus on raisk. Keegi kukkus ümber tooliga. Keegi kukkus ümber või? Otse WC potti. Palju sa Riverist tegid? Mõtled, River tuli see... Siis küll... Meil lihtsalt oli siuke mulje, et ta nagu tahaks mind nagu kuidagi... Ta ei nagu ei usu mind, et ta arvab, et ma bluffin teda siin liiga palju või... Sinu liini on eriti loogiline. Ma tahtsingi, et sa ju mõtleks, et ma teeks midagi siin loogilist, tavalist, vaata, et ma teeks midagi teistmoodi, et äkki sa siis ei usugi mind, vaata. No sul ei olnudki midagi flopis, nii öelda. No täpselt. Noh, järelikult oli õigusi ju. Okei. Ma arvan, check call'iga repid seal palju paremini ässa. Ja pluss oli, kui sa hitid oma flashi, siis ta võib lihtsalt pärreldada, arvates, et sul on SX ja sa foldid enda SX ära seal 3 pärreli peale. Okei. Ma arvan, Raini poolt Riveris ka optimistlik olnud natuke. Seda küll. Aga mõtlesin, et kus ta lausab kunn ärtudega, vaata, mis tal midagi ta niimoodi mängiks. Tal ei ole ju väga palju neid ärtusid. Kas ta tõesti S-kunn või? Et kunn ärtuga, mida ta mõiks, ta peaks nüüd check reisima seda üldse. Tal nagu väga palju ärtusid, muttidega veel välja sinna. Poisiga, poiss 10 ka ei mängi niimoodi. Mida ta mängib üldse niimoodi? Pole nagu väga palju neid. Kõik kõrged ärtu nagu väljas praegu. Aga kaks paari käsi siin. Ja näha, kas ta nagu petib seda Riverit, pool botti bluffina, kui sa oled 2 korda koolinud. Seda ma ei teagi, jah. See on jah natuke kahtlane. Aga kuidas sa, Mattias, oleks mänginud two-pair hände ja sette? 6-9 ja mingi S6, S9 flopil? Koolinud? Ma S6 mul ei olegi seal, S9 ka mul ei ole seal. No, aga 6 ja 9 ma oleks check koolinud. Ja turnil? Kui flash ka veel välja tuli? No, mis enam teha, sa oled ikka check koolid. Okei. Selge. Samamoodi nagu sa koolid S10, seal S10 suitid, S-poisid, S-mutid, S-kunnid. Okei. Ma arvan, tonkaks seda boardi. Nii palju asju, mis sul olla saavad, mis teistel olla saavad. Sul oli peas on alati kunn X olema, kui sa tonkel. Ma arvan, nii palju asju, et sa väljud saad siin.
okei. Ma hakkasin törni tonkama siin. Jätsin ühe tänava vahele. Ja nüüd nüüd see kaart mulle ei meeldi, ma ei tea, ma ei tahtnud sellega väga jätkata. Mõtlesin, ma nüüd check call'in või midagi, olen palju, mida ta teeb siin. Ja, varem check foldiks vist. Jah. Või boti, oota ma mõtlen. Muidugi ma ei viska ära. Siin oleks pidanud ära Mis tal viskama. siin olla saavad, no? Ega ei saagi väga. Ega ta ei bluffi selle botsa isegi siin. Ja ma mõtlen, et Ärtut petib floppi. Ainukesed asjad, kas tal mingid, ma ei tea, 6-4 on seal, ei ole, 6-7 tal ei ole. Ranno, sul pane mute, tuleb mingit müra. Ainult müra. Selge jah, siis see Tšekkola oleks lihtsalt varem tonkama hakanud jah. Floppi tonkad muidugi. Okei. Check. Okei, ma ei tšekkinud siin. Ma arvan, sul King High võib pesta endal, saad check call'ida siin. Ühe tänava kindlasti. Probably 2. Ja ma just, et hakkab siin 3 tänava bluffi runnima siin. 8x, ühtegi paremat sa nii välja ei foldi siin. Ma arvan, et ma pettisin sellepärast, et Törnis on häid kaarte, millega me edasi saame pettima hakata. Jätkata nagu seda. Ruutud, kunnid, kõik, mis meil rea poole lähevad sinna. No jaa, aga check call'ina võib ka see hästi kunni haivi pea alla. Ei, seda küll, jah. No sa tahad öelda mingit, sa ei taha siukse spordi nagu pettida ka alati mingit, ma ei tea. S9 ja kunn poisside ja asjadega. Et ma arvan, et sa pead nagu mingit check call range'i ka aretama nagu low boardidel, kus avad. Sa ei saa alati nagu avad ja siis C-betid any floppina. Ma arvan, et see ei ole nagu hea plaan. Ei, seda küll, hea plaan ta ei ole. Any floppi ma küll ei tahaks pettida. No see on põhimõtteliselt siuke board, mis ei connecti üldse sinu opening range'iga. No ma läksin selle plaani järgi, mis ma alguses mõtlesin, et tulebki mingi hea kaart meile, millega me saame edasi panna. 3 oli enam-vähem siuke kaart. Saime juurde natuke. Ma läksin lõpuni välja. No jah, ta oleks siin pannud küll, kui ma oleks tšekkinud, siis ma oleks saanud check call'ida. Arvatavasti. Pett on parem ikka, ma arvan seal. Aga ei mõtle, kui sa check call'id? Korraks segan, kas te kuulete mind? Ja. Kuule, kas saiseb ka või? Ei. Kajab ainult. Kajab, okei. No see minu jaoks on enam-vähem. Ma mõtlen, kuidas aisid on, et siin ma panin 40 prossa ja ma läksin selle, siin panin umbes 40 prossa, siis siin panin umbes 40 prossa ja siis siin samamoodi. Et väiksed kõik tänavad. Siin on 33 prossa. Minu jaoks tundub väga kusine. Tundub küll kusine, jah. Tundub küll, jah. Mis kuradi kätega sa teed? Mõtle, kuidas sa väljuga saisiksid nagu ja siis saisi sarnaselt bluffidega. Jah, aga mulle üldse meeldiks siin üldse petiga alustada. Mulle meeldiks nüüd checkida floppi ja check call'ida. Ei, check on hea, selle käega on super check. Nii lähesime palju paremini oma ikotit nagu. Siin kui me petime, saame reisi, siis meil on nagu taas spotti, et me saame tihti siin reisi nagu, kui on agressiivne mäng. Eriti kui me siukse reisi teeme veel. Ja, täpselt. Et kui tahaks petida, siis petiks suuremalt. Jaa, täpselt muidugi, sest et märgedel boardidel siuksed saisid ei ole kunagi tugev käsi nagu, mitte kunagi. Ja nii tihti on selle vastu mängida. Selge. Ja pluss seda boardi see alati ei taha ju siibetida ka, seda check call'ida ka mingit board'i lihtsalt. Ma arvan, et see board on, mida vist vahet sõltumata tema käest, ma arvan, et ta petib seda alati, kui tema on checkitud on. Okei, check call in siis. Selge.
must läkiks ära. Okei. Ma kartsin, et ta viskab ära võib-olla, et ei tahtnud teda nagu täitsa minema, aga tundub, et vist ei oleks visanud, kui ta ei pani mõtlema. Raskeks läheb positsioonist välja. Ei tea, ma lihtsalt enam ei läinud. Jäi mul stacki küll alles mängimiseks. Tundus usutav. Prayer sizing, mis see on? Niimoodi. 4 pealt. Päris strong tundub. Tundub küll. Pole midagi öelda. Next stand, mis ikka teha saab. Jep. Reis. Selle kohta oli küsimus, kas reisiks või mitte. Muidugi. 150 PB tiip. Kurat, any two reis. Check koolis lõpuni ja siis Riveril pani boti risti 2-ga. Old. See on väga strong. Ei, see on väga strong jah, aga ma tahaks seda turni tšekkida. Turni tšekkida. Okei. Miks sa seda turni tšekid? Sellest ma ei taha, mida me petime siin, kas me petime siin, mis käsi me petime siin üldse? Tema range on 6x. Aa jah, 6x nii palju rohkem tema range, et ma tšekiksin kogu oma range, jah. Ma tšekiks ka kogu oma range siin. See on nagu see turn, mida ma tšekiks kindlasti. Okei. Ja ma ei taha seda turn hakata pettima. Isegi kui ta nagu, tal on siin flash throw, et ta võib check reisida, sest temal on palju rohkem 6x kui meil. Mis me teeme siis check reisi peal? Kas me koolime mingi 2400 ära, siis Riverist ta teeb nagu blankib, siis ta teeb mingi 5200, siis koolid maha lihtsalt. Seda küll, jah. Ega väga ei kipu koolima küll. Ja plussel me laseme tal Riverit mingite floatidega pette, mingi päris floatidega mingi 7-8 ja mingi 5-7 ja mingid sükst asjad. Ja king high ka. Queen 10 poiss, üks käe, mida ta võib Riveriks bluffis keerata. Okei. Ja pluss on lihtsalt sellepärast ka, et me ei taha selle enda range'i selle turnil pettida nagu bluffe ja ka nagu mingis showdown mäluga käsi. Okei. Selge. Suht sükke nitisem vend. Aga noh, käsi pole ka ta kohta. Small blindilt on 33 prossa nagu 3 pettinud, aga 57 käe kohta ainult. Kus käed on? Palju me avame puttaneid? Aga käed on need. Mis asja Ranno küsis? Palju meie avame puttaneid? Palju me puttaneid avame? 43. No kui temal käsi pole, siis ma arvan, et see on nii relevant ka. Jep. Muidu avame 43 praegu. No. Selle peti peale ma väga ei tahtnud visata. Kuigi tundub tugev praegu. Ma arvan, et tal on suht palju SX-i seal. Ma arvan, et tal on suht palju SX-i seal tõennis. Jaa, teeb. Tait võib ka nagu. Isegi kui tal SX-i pole, ma arvan, et ta petib mutte ja kunni ka seal tõennis sükse asi. Mis ta tegi sükse Riveri peti ja... No mul oli juba käes sellest. Ma ei tea, jammisin sisse, bot on ka süke juba. No ei tea, ma just et jammi koolid, ma arvan, väiksemalt. Kui ta paneb sükse peti, siis ta ei koolid jammi, ma arvan. Ma arvan ka, ma arvan, mingi 4800, 5 kilo maks teeks. Jah, ma mõtlesin 5200, midagi sellist. 4950. Selge. Okei, siis turnis oleksite teie juba ära visanud, jah? Tegelikult ega meil midagi väga head, et enam Riverist loota ei ole peale poissina. Selle mängi vastu küll ja selle size'i vastu, sest et nagu size'i tundus jukke, et ta tahaks kõik käe pealt maha saada. Nagu tavaliselt, kui inimesed seda scapeguardi bluffivad, siis nad bluffivad seda suuremat lood liquid'i peale, aga siin ei tundu see küll see case olevat nagu. Ja kinda nagu, ja siis sizing on täpselt jukke, et ta size'ib nagu Riveriks nagu kuidagi
ma ei tea, siis ei tundu nagu, kuidagi ei tundu see nõrk. ei tundu küll, jah. Selge. See petime. No, Tšekime. Ei, mina ei tšeki. ma võtaks tšeki. ma arvan, et tšekkides me realisime oma ikutit palju paremini nagu. Oh. Ja ma ei saa väga palju midagi halvemat. No mingi poiss 9, mingi King Queen, emad 10, neid saame väljut, aga meil on raske midagi 3-3 väljut saada nagu ja ma ei tea. ja siis me peame enda käe bluffiks keerama lihtsalt pärast. Jaa, pretty much täpselt, jah. No ma tšekkisin turni. No nüüd, kui ma floppi petin, siis ma lähen 3 street'i ja loodan, et ta foldib mingi S-X-i või tugevama poiss X-ile, sest ma keeran käe bluffiks juba. Okei. Ja me blokker ka two-pairidele. See oli ka hea, aga samas me blokime ka droosi nagu. Aga samas, jah. Samas droosi, jah, ma ei tea. Ma olen lost praegu. Kas ma tahan nagu siin bluffida nagu, ma ei tea. Kas ma tahan siin trist? Ei no ma ei taha, sellepärast ma checking, aga kui ma petin floppi, siis ma nagu petiks 3 tänavat, et bluffin. Aga no mitte seda riverit ma ei bluffiks hoopis läbi. Jaa. Aga nagu muidu plaani mõttes. Jaa, ma ei tea, kas see on nii hea, sest et tal on nagu need käed, mida me lähme välja foldima, neid me kinda blokime nagu poiss X. Sitad S-X-id vaadata, kui foldib ka riveris 3 barreli peale. Player dependent nagu. Et ma ei tea, ma teeks seda mingi väga heade riididega ainult nagu seda 3 barrelit seal selles spotis, mitte selle riveril. No seda riverit obviously ei bluffi, jah? Jaa, muidugi, aga ma ei tea. Ma ei saata sükse spotti kunagi, vaata, siis ma ei teagi nagu, siis nad tšekkida vaata seal. Jah, seda küll, aga kui me jõuame, siis ma arvan, et me peame nagu pettima, et nagu käe peal ei, ma arvan, et igal juhul see on ka fine play nagu, aga ma ei tea, kas ma teeks seda lihtsalt. Aga ma arvan, et see on best nagu, võib olla küll nagu, kui me peab flopi C-betime ja siis lähme lihtsalt päreldama, sest meil on blokker ka. Aga kindlasti ma teeks seda vastase vastu, kes oskab foldida. Okei. Okei. Nii, see on nüüd teine käsi rõõba vastu. Noh, jälle tegid nahka mulle. Jah. Mul oli selle turni kohta küsimus, mis siin teeks? Oota, Rain avas, me koolisime Big Planet, jah? Jah. No see flopi tib tema range'i või rohkem kui sinu range'i. Nii. Ja jah, standard check call. Muidugi, turnis ka, standard check call, muidugi. Turnis ka. Muidugi. Sest ta pani natuke liiga suurelt, siis ma mõtlesin, kurat, miks ta paneb nii suurelt, et... Jaa. Kui ta tahab, et ma koolin, siis ta paneks väiksemalt natukene. Ma ei tea, ma ütleks, et... Ma ka ei ütleks. Ma arvan, et see bet võib üksikmis olla nagu, et see võib... Ma väga palju ei loe sellest bet-size'ist välja, et see bluff oleks näiteks. Okei. Mina ka ei loe. Ma midagi lugesin. Vahel ma ka in-game nagu siuksed, nagu see võib olla illusioonne ka olla nagu see mõte nagu... Et nagu... Mul just oli ka üks üks käsi, kus ma in-game... Ma just tahtsin 9 maasada. Ma ei tea, kas mulle Raini 3 barrel... Ma ei tea. Mulle ei meeldi see, et ta blokib nagu 10-ga blokib mingeid asju. Mingid roose, mida ta välja läheb fold... Aga samas, jah, ma ei tea. Tough nagu. Tal on vastasel Big Bandil on nii palju Queen X-i seal nagu, mida ta ei foldi välja. Ja ta ei proovi 9 X-i ka foldida seal. Ja siis on ema. Just sellel turnil nagu, sest mõtle, kui palju bluffe meil on seal nagu turnis juba. Arvestades, et see 6-5 ja 6-7 ja flash load, poiss 10, mutšäk, kõik need asjad nagu. Ma ei tea, see on tough nagu. Ma vist checkin, ma ei tea. Ma vist ei pane seal väga harva, kui ma seal 3 päraldan nagu. Mingi hea riidiga ainult võib olla. Et vastane foldib alla palju riveril või... Ma ei tea, samas combo-wise on vist 9x kombosi peaks rohkem olema. Kui Queen X kombosi ja kui see eeldab, et ta 9x-i foldib, siis on fine 3 pärel. Aga kui see eeldab, et ta üldse... Ma eeldasin, jah. Ma eeldasin, et ta foldib, jah, okei. No aga näed, võta näpust, ära bluffi mind. Tegelikult, jah.
Bluffi tekka või bluffi parem. Emand 9 paned seal for value. Seda ka, et koolime praegu. Ma ei tea, mina ei kooliks, ma triibeteks seda. Ma ka kolmbeteks. Ma arvan, ta on natuke liiga nõrk, et koolida ja seega ta on perfektne triibet, bluff käsi. Okei. Aga kui niimoodi floppame, siis ma ikka vist triibeteks, kui ma niimoodi floppaks. Seda küll, jah. Aga flopil ei taha järgi tšekkida. Miks? Never. Ei tahagi. Kaks rohkem ikka. Ma mõtlesin jah mingi 600-650. Praegu, kui nüüd järgi vaatasin. Siin jälle suuremalt natuke. Suuremalt mingi taal. Muidugi. Ma ei tea, ma arvan, et see on spot, kus me võime väga suurelt pettida, sest meil on nii palju droosi ja vastane ei foldid never mutiksi, never flash road. Me võime botiga pettida seda vabalt, kui tahame. Igast asju teha seal. Bot ei ole üldse halb nagu. Okei. Botis, kus me on, nagu meie range'is on hästi palju droosi ja vastas range'is on palju käsi, mis ei foldi nagu, siis ma alati saisiks nagu oma petid suurelt nagu. Meil on avatud 9-10 poiss flash troll. Me ei pea seal 8x olema alati. Okei. Jah. Jaa, ma ei tea, võid tšekkida ka. Oleneb, kuidas ta mängib törne. Ma ei tea, ma ei tšeki top paari 20 PB efekti, ma ikka petiks või. Ma ei tea, ma vahe tšekkin. No ma ikka petiks veits. Ma teeks veits vähem, aga okei, see on ma lähen nagu kuidas kunagi seal. Nii fold. Jah. Lihtsalt natukene väiksemalt või? Ma ei tea, paina. Topil ma läheks natuke vähem ja turnil läheks natuke rohkem, sest see kaart on meie range'ile hea. Ja ma eeldan, et ta koolib ikka igast roodega. Mingi flash rood ja asjad nagu suurema petiga ja isegi, ma ei tea, mis 10 ikka koolib ilmselt turnil. Isegi suurema peti, ma ei tea, ma arvan, ma saiseks suuremalt kogu oma range'iga seda turni lihtsalt. Ja flopi väiksemalt veits. Okei. Ma teeks flopi väiksemalt ja turni ka veits väiksemalt, kui sina tegid. Ma ei petiks turni suuremalt. Ma ei taha, et 10x ära foldib siin. Ma tean, see on good point, ma ise ka ei ole teed päris kindel, kas ma tahan suuremalt panna, aga mingite vastaste vastu, heade vastaste vastu ma paneks suuremalt, ma arvan. Ja for value'ga ka, aga võib-olla mingi noobu 9-2 vastu ma ei paneks suuremalt. Okei. Ma arvan, et see on reasonable nagu. Tahame seal bluffidega ka suuremalt panna, et pressi võib panna 10x-idele, siis ma arvan, et heade vastaste vastu võiks seal nagu ka suuremalt panna. No jaa, aga meil ei ole seal ju väga mingeid bluffe väga, isegi heade mängijate vastu. Meil ei ole seal bluffe? Ei, ma mõtlen nagu väga, et ainult, mis bluffid on mingi 7-8 või 8-9. Mutt 9. Ma ei tea, mul on igast bluffis, mingi Queen X-id ja Mutt X-id ja Flash Road ja 4-5 ja 8-9, Emand 9 ja 8-9, 8-7, sitaks bluffe ju. Ja mõtlen, see on nagu valesti öeldud, jah. Ma lihtsalt mõtlen, et ma arvan, et see väiksem pett näeb ka ju parem välja minust. Ei, ma tean, ma olen nõus, ma ei tea, ma nagu, ma ei tea, ma ütlengi, et ma nagu petiks suuremate vastaste vastu, võib-olla veits rohkem ja võib-olla veits vähem nõrgemate vastaste vastu, ma ei tea. Võib-olla, ma ei tea. Ma mõtlen, meil ei ole seal ju väga nagu, mega tugevaid väljukäsi, meil ei ole seal nii palju, meil on bluffe küll rohkem. Ses suhtes, jah. Jah, mis sul õigus, ma ei tea. Selge, mõlemad siis paneks natuke väiksemalt, jah. No mitte oluliselt, aga jah, ma teeks mingi flopil, teeks mingi 5 kilo ja ma teeks turnis mingi 10. Okei. Selge. Muidugi, see on reasonable arvestades stack, jaa, muidugi, ma arvan, et sul oli õigus selles kohtas, ma ei mõelnud, jaa, sul oli õigus. Igal juhul. Noh, paneme sisse. Sisse ikka, reisime, paneme sisse, 2 ülekaarti flash throw. Jah, Patch. Meil nii palju fold-ikutit ka, no muidugi ma lihtsalt fold-ikuti pärast paneks flopi sisse. Okei.
Sisse. Kuidas see käsi läks, tegi mind riivetega? jah, see button tegi mind riibetasin jah. Siis koolime seda. ei tea, pooldiks ära vist, see vend on ka actimas ka veel. Palju see pärast riivetib, kust need riibet stat on? Selle väiksed, kes väiksed riivetid 8,3 on kokku ja positsioonide kaupa. Pole sample'id ka 40 kätte. Kas ta eelnevalt on ka mingit infot ei rääkinud, mis ta riibet sai? ära hakkasin tegema seda. Ei oska, ei mäleta praegu. Okei, cool. Ma ei tea, noh. Ma pooldiks ära, ma ei tea, kui ta liidib seal ka üks enda actimas. Ma olen ka, et fall reasonable, ma ei tea, kas ma ingame suudaks, aga tundub reasonable. Midagi väga head juhtuda ei saa nagu tõrnis, isegi kui me koolime. Unless pingime 9, mis juhtub nagu, ma ei tea, Once in a Blue Moon. Ja pluss, ma ei tea, fold on hea, ma arvan, nagu, kuigi esimene reaktsioon oli call, aga ma arvan, et fold on parem. Ja siis triibet size on ka nii weird, nagu, ta nagu tundub strong nagu. See on sukke triibet size, nagu ta ei teaks, mida ta teeb. Seda küll, aga see on tihti, suksed side'id võivad olla nagu väga nated käed. Ei, seda küll, jah. Okei, viimane käsi. Jah, easy fold. Mis asja? Mattias, mis sa flop liidist arvad? Ei liidiks, ma arvan, Et liiga hea käsi, mida check koolida? jaa, või ma mõtlen, et Aga ainuke sitt on lihtsalt see, et see flop läheb check tihti. Et võib-olla... ei, ma mõtlengi praegu nagu optioneid, sellepärast ma meelekki kohe mõtlen praegu nagu... Ma ei tea, mul on nagu kahe vahel, kas lead või check call nagu... Oleneb, kuidas ta mängib, kui ta c-betib vähe, kui ta üldse c-beti väga ja avab... 69% c-betib. Okei. Võt see alumine rida siin 69 roheline. Ja kui ta ei c-betiks üldse, kui ta c-betiks väga vähe, siis ma vist liidiks välja nagu. Lihtsalt main thing on protection ja kuidagi niimoodi jõuame lihtsamalt showdownida, ma arvan. Ja pluss saame väljut nagu mingitelt floatidelt. Aga kui me checkime, siis ta checkib back'i tihti need käed, võib checkida need käed, mida me saame nagu call'i flopil, kui me liidime. Ja siis me anname talle tasuta võimaluse realize'ida equal'it nagu. Ja ma ei usu, et siit kunagi üle reis tuleb ja kui see tuleb, siis me saame fold'ida easily nagu. Et ma ei tea, mulle meeldib lead nagu, kuidagi ma ei tea, meeldib. ei, mulle meeldib ka lead. Okei. Ma läksin... siis mõtlesin, et X asi nii awkward, et mõtlesin nagu enineid option'e, check reisida ei taha, check call'ida ka ei taha, vihkame elu kui, no mitte otseselt vihka elu, aga me ei taha, et see läheks check-checki. Ja ma arvan, et kui me liidime, see jah, väga tihti siin check reis saa, kui me saame, siis me saame easy fold'i nagu rannaüts. Et jah, ma arvan, et lead on parem. Kui me liidime, siis me ei saagi... Ja pluss meil võivad näha, okei. Et jah, ma arvan, et lead on best. Selge. Selle käega. Ja pluss on isegi kui ta c-betib, siis nagu me anname talle nagu riverisse põhimõtteliselt tasuta kaardi, kui turni järgi checkib. Ma ei tea, ma still ei uskunud teda. Ma ei tea nagu, väga close spot. Ma ei tea, see on nagu, ma arvan, isegi, ma ei tea, oleneb ta tendentsetest väga palju. No ma sellepärast just ei uskunud, et ta paneb flopi põhimõtteliselt 70% ja turni peab kohe järgi 75%. Oota, näita korraks, palju ta flopil pani, korraks neid uuesti tagasi. Seda ma küll ei usuks ka, sest see, täpselt nagu ma enne ütlesin, et kunagi nii märjal boardil väiksed betid ei ole strong nagu. Et jaa, ma ei mõtle tähele seda, et väiksed pani. No ja siin ta tegi ka lihtsalt Siin siukse. peab ka seda väiksed jah nagu. Kooliks ikka, jah. Kolmas pärr oleks tough. Ilmselt peaks foldima. Ma arvan, näete bluffi kolmandat seal. Kolmandaga ma oleks arvatavasti ära visanud. Aga raske näete bluffib selle kolmandaga, jah. Vot nii, aga mul on läbi siis käed.